kus sai teie esituses värske ja elava tähenduse. Teie mäng tõi selgelt välja loo moraali. Improvisatsiooniline vabadus, omavaheline koostöö, veenev tegelaste kehastamine lisasid etendusele elevuse ja kordumatuse hoopis. Ja Pillele taas, kuidas sa nüüd ei armasta, üks teatriks ja trupile ka tead ja parem. Ja, siis ma annan need. Kõigepealt tahan teid tänada väga õpetliku loo eest. Siit on meil kõigil midagi õppida. Ja ma peaks ütlema, et väga tasavägine näitlejatöö oli. Just mõnus oli see, et mulle meeldis see dekoratsioon laval. See oli nii mõnusalt nagu mitmeastmeliselt lahendatud, et hästi põnev oli jälgida, et visuaalselt oli hästi mõnus. Ja tahan veel ära märkida väikest hiirekest, kes nii mõnusasti sealt piiksus sealt sauna tagant. Tubli töö. Aitäh teile! Seto muinasjutud kogumikust Marja Kobar on minu lapsepõlve muinasjutud. Ja mul oli väga hea meel seda nüüd elavdatuna näha, et sellele oli nüüd pandud elu sisse ja tegelased said endast näidata niisugusena, nagu nad minu kujutluses lapsena olid. Ja see oli võru keeles, mis tähendab, et te lastele õpetate läbi selle võru keelt. Ja see on ka eriti õpetlik, et kõik asjad, nende nimed, et see oli nagu nii toredasti välja toodud, jah, et lapsel on lihtne õppida, mis on suvad ja mis on sukad ja mis on hõbe ja mis kõik on. Et tegelikult aitäh teile, see oli väga tore ja lõbus ja mulle meeldib ka selline klassikaline lavakujundus, kus on ikka nagu ehtsad seinad ja ehtsad uksed ja mis siis, kui nad natuke värisevad. See juhtub ka professionaalses teatris, nii et mõnikord seinad ja uksed värisevad. Aga ikkagi nad seda kujutluspilti, mis vaadates tekib, nagu elavdavad. Ja midagi ei ole teha, me pidime ikkagi otsustama, kes saavad siis need autasud rolli sooritamise eest ja midagi ei ole ka selles suhtes teha, et negatiivsed tegelased alati meeldivad vaatajatele rohkem ja meeldivad ka lastele rohkem kindlasti. Nii et kõigepealt annan Helenile Moori rolli eest. Siis teine poeg Reet. Ja esimene poeg Pille. Ja ma saan aru, et see on juba lasta kolmas näitering. Palju teil neid on siin? Ei, no tegelikult on meil Rahvamajas 2 näiteringi, aga kuna ma töötan lasteaias ja meil ongi need sellised etendused on vajaduspõhised ja seal ei käi niimoodi, et sina oled näiteringi juhendaja, vaid tuleb direktori asetäitja ja ütleb, Pille, meil on vaja etendust. Ja eelmine aasta tegime me, kuidas kuningas kuu peale kippus. Nii, ja seekord oli meil selline, meil on see üks projekt, võru ja lätikeelne projekt ja siis õpime siin võrukeelt ja süvendame ja siis oli võrukeele raames, oli vaja teha võrukeelne etendus. Noh, ja siis tuli jälle direktor asetäitja ja ütles, teda kahjuks täna siin ei ole, tema tegelikult mängib hiirt. Ja ütles, et nii, direktori asetäitja. Jah, just, et ega meil suured direktorid mängivadki tavaliselt. Ja siis tegimegi. Miks mitte? Näidata rahvale, mida me seal lasteaias ka teeme. Lisaks sellele, et õpetame lapsi. Aitäh, väga tore. Aitäh.
rohkine aeg. Aga nii armas on teid näha, sest ma ise olen Tartu lasteaeda Annike näitlejate trupist ja meie andsime välja ühe etenduse 12 kuud. Nii et tahaks teid kohe Tartusse külla kutsuda või suvel näha teid uuesti lastefestivalil, sest see on haruldane töö, mida te teete. Tuleme. Just, et mingem nagu ja mõelgem avaramalt maakonna piirest välja ja miks mitte ka tulevikus pealinna. Nii, et meil on siin žürii liige, kes võib juba teha tutsa sinnapoole. Aga mida meeldis nagu meenutada ja mis meelde jäi, oli kindlasti see trio, need vanapaganad, ja siis kogu aeg kummitas, et mis asi teil siin jalaküljest on. Et tahtsin küsida, on see terrorist, kellegi ähvardamiseks laval või ta oli lihtsalt muuseas, aga ta tuli lõpus välja, nii et väga vahva. Ja kõik olid hästi tublid, nii et tuult tiibadesse ja edu edaspidiseks. Tänan.